Tere kõigile, mina olen Agne ja tegelen Bikini Fitnessiga. Täna oleme Pärnus Terviseparadiisis, kus asub minu koduklubi Spa Sport spordiklubi ja täna teeme ühe mõnusa ja tugeva selja- ja õlatrenni. Soojendus on tehtud ja nüüd jõuosa juurde. Kuidas ma jõudsin Bikini Fitnessini oli nii, et ma avastasin ühel hetkel enda jaoks rühmatreeningud. Ja ma avastasin neid lausa nii palju, et ühel hetkel ma olin 5 ja 6 korda nädalas bodypumpis. Siis ma tundsin, et treeninggraafikus pole lihtsalt nii palju aega, kui palju mina tahaks trennis käia. Ja ma läksin sõbrannaga koos jõusaali kaasa. Ja sealt tabas mind järgmine nakkus. Avastasin jõusaali, vaatasin, mida teised mehed teevad. Uurisin internetist erinevaid harjutuste panku, vaatasin videoid. Ja niimoodi siis ma pampisin ja käisin jõusaalis vaheldamisi. Ühel hetkel rääkisin oma nüüdsele treenerile Ramilile oma suurest unistusest, et kui ma vaid saaks, siis ma tahaksin ka võistelda. Näha välja selline, nagu need teised naised seal piltidel, kui ma vaid teaks, mida nad teevad, et selliseks saada. Ja Ramil haaras sellest kinni, tegi mulle kava ja ma hakkasin seda tegema. Alguses oli eesmärgiks see, et näha, kas mu keha üldse muutub, kas ma pean distsipliinist kinni, kas ma saan hakkama. Ja muutused hakkasid toimima. Ja nii hakkasin eesmärgipäraselt treenima oma esimesteks võistlusteks, mis toimusid siis 2015. aasta kevadel. Minu treeneriks on Ramil Lipp, kes on ka siinse spordiklubi juhataja. Kuidas iseloomustada Ramilit treenerina? Ma oskaks paremat treenerit soovidagi. Ta on nõudlik, ta on karm, mõne arvates isegi liiga karm, ma arvan. Aga ta on samas hästi toetav ja innustav ning mida võiks rohkem tahtagi, kui treener oma treeningute ja toitumisega ja töö ja argielu ühendamisega tuleb nii hästi toime, et tema ongi sinu motivaatoriks. Et treeneriga on mul suurepärane koostöö ja ma tõesti loodan, et selle jääb nii pikaks. Ma töötan 8:30. Seejärel on väikene paus või on otsatrenn. Minu õhtu sisustab treening. Hetkel, kuna võistlused lähenevad liigagi kiiresti, siis on treeningud veninud üsna pikaks ja jõusaalis koos jõutrenni ja aeroobsaga veedan 2,5 tundi ikkagi ära. Mis kuulub veel igapäeva juurde, on kindlasti toitumine. Ma rändan kõikjal oma karpidega, ma ei ole häbenenud ka kinos kana ja riisi süüa tõsiselt. Teen kõik oma toidud ise, puhastest toorainetest. Olen friik, kes loeb pakendeid, kaloreid, kaalun kõik oma toidud. Ma ei kasuta üldse suhkrut, ma kasutan erinevaid maitseaineid väga teadlikult. Ja selline toitude valmistamine kuulub ka ikkagi ülepäeva õhtuste kohustuste hulka. Valmistan mitme päeva toidud ära, külmkapp on nendest pungil, kellegi teise asjad sinna ei mahu. Ja nii see iga päev välja näeb. Mul ei ole kunagi probleemi, et mida ma söön, millal ma söön. Ma tean, et kõik, mis ma olen omale valmistanud, on turvaline ja see aitab lähemale saada minu eesmärkidele ja kinni püüda minu unistused.